tööandja, 3 lapse ema, seaduse kuulekas Eesti riigi kodanik. Ja kui ma kuulen meie riigis siis selliseid loosungeid, et aastal 2035 me peame kõik sõitma elektriautodega. See on meil hetkel jätkuvalt seaduses kirjas, seda ei ole muudetud. Nagu me teame, siis Saksamaa juba ikka mõned aastad varem sai aru, et see on utoopiline projekt. Ehk siis hakkasin seda asja uurima, et kuidas see siis, et aga see on ju nii tore mõte tegelikult sõita elektrikat, ei ole neid tossavaid diisel- ja sisepõlemismootoriga autosid, et aga miks mitte, et kus siin see nüüd siis selline paha mõte on. Et kui me nüüd ka seda eelnevat juttu kuulsime, siis meil on ka veel selline seaduses plaan, et 2030 on meil kõik siis tuul, päike, energia, et me ei tohi ka kivisütt kasutada enam, ehk siis ja kui ma tean ka, et kõige kallim ja vähem efektiivsem energia on üldse tuule- ja päikeseenergia, siis mul hakkasid nagu küsimused tekkima, et elektriauto ka nüüd. Tänase seisuga, see on nüüd 1. jaanuari seisuga 2025, on meil Eestis registris 756 000 autot. Sealt tõenäosusega, kuna see on 1. jaanuari seis, siis sealt on väga paljud ka need fantoomautod ära kadunud, kuna meil on ju nüüd ka automaks. Et see võib olla päris adekvaatne number, et siis Tallinnas kõige rohkem, siis on Tartu, Narva, Pärnu, kus meil on kõige rohkem autosid. Elektriautodest nüüd selline hästi lühi ülevaade. Väga paljud inimesed ei olegi üldse süvenenud sellesse, ei peagi, mina tegin omal asja hästi lihtsalt selgeks. Et siis elektriauto, need põhikomponendid, mida jälgida, on siis see võimsus, et kui võimas on auto, see on siis see, et kui hästi ta kiirendab ja kui äge, siis on aku mahutavus, see on see, et kui palju siis sinna seda voolu sisse läheb, sellest tekib see sõiduulatus, kui kaugele ma siis sellega jõuan päeva lõpuks. Ja siis on üks minu jaoks isiklikult läks asi huvitavaks sellest hetkest, kui tuli mängu see laadimise teema. Et neid autosid on ju vaja laadida. Et kuidas see siis nagu see laadimine käib seal. Et hetkel on siis autod, mis tootjad pakuvad, on sellised väiksemad 7 kilovatti, keskmised enamus on 11 kilovatti, uhkemad, uuemad, suuremad lähevad 22 kilovatti peale. Ja kui ma nüüd olen veel põhjalikumalt nüüd tuusaldanud neid autosid, vaatanud üle maailma, siis see trend on selles, et ega see auto aku mahutavus läheb järjest suuremaks, et ma juba leidsin 100-kilovatiseid automudeleid ja trend on ilmselt see, et ega see laadimine siis läheb ju ka suuremaks, et 20, praegu on siis 22 kilovatti on selline lagi ja siis üks väike nüanss on ka see, et autotootjad tegelikult piiravad seda laadimist, et see auto eluiga säiliks, siis ei ole mõistlik käia nendes tanklates kiirlaadijates tegelikult, sest see rikub autoakut. Et kogu elektriauto kontseptsioon tootjate poolt on ikkagi eeldus, et inimene laeb seda autot oma kodus. Nii, siis mina mõtlesin, et vaatan mina seda elektriautot, suur asi, tühimass, 2 tonni, sõidab, võivad isegi 400 kilomeetrit sõita ja siis ta nagu veel kiirendab 7 sekundit 100, et no vabandage, ma olen naisterahvas, blond. Minul isiklikult tuleb pool pistikust kodus seinakontaktist. Ja kui ma nüüd nagu mõtlen, et sealt samast pistikust ma laen ka oma hambaharja, siis et nagu kuidas see nagu laeb, nagu, et kas seda voolu nagu väheks ei jää või, et mis asja sellega nagu on. Ja siis ma saingi vastused oma elektrikult.
kes siis ütles, et oi, et ega see laadimine päris nii lihtne ei ole, et sa ostad auto ära, sõidad koju ja pistad pistikusse. Et kui meil enamus majapidamisi, mina elan eramajas, siis enamus majapidamisi ikkagi on niisugused 16 amprit majapidamine. On suuremaid, on väiksemaid, siis 16 ampriga majapidamises normaalset elu elektriautoga elada ei saa. Mul on jah väga palju tulnud vaidlused, mis sa räägid, saab ikka, siis vabandage, mina ei ole nõus sellega, et minu auto läheb kodus 3 päeva, et ma sellega sõita saaks. Ehk siis meil oleks vaja osta juurde 16 amprit, et kui 16 on juba ja auto jaoks on ikkagi vaja, et majapidamises oleks 32 amprit, see on ühe auto kohta. Ma ei tea, minul peres on, abikaasal on ka auto ja vanematel lastel on ka auto, et kui meil juba maja ees igapäevaselt õhtul seisab 4 autot, siis mul jälle tekib küsimus, et kuidagi nagu ei klapi need asjad. Ja siis ega kui teil ka see 6500 eurot on olemas, et osta see 16 amprit voolu, sest 1 amper maksab juurde ostes 404 eurot, alles 2 aastat tagasi oli see rohkem kui poole odavam, ehk siis riik on seda ka nüüd tõstnud, et ma ei saa aru, miks te siis tõstate, kui te tahate, et ma sõidaks elektriautoga, et teil ei pruugi ka olla seda voolu seal oma maja juures või oma külas või oma kodutänaval, et kui naabrimees juba on ostnud elektriauto ja ta juba on see 32 amprit saanud, siis võib juhtuda selline lugu, et teil ütleb, Elektrilevi ütleb, et vabandust, teie enam ei saa. Et võib juhtuda selline asi, et aastal 2035 me jõuame sinna aega tagasi, kus jagati välja autoostulubasid. Ka selline aeg on olnud. Siin on minu isikliku elektriarv selline väikene näide, et kui praegu mul on ikkagi see 16 amprit ja amprit tuleb ju ülal pidada majapidamises, kas te tarbite voolu või te ei tarbi voolu, siis praegu, kui see on mul 6,88, siis 32 ampri pealt läheb see juba poole kallimaks ja kui ma selle vahe arvutan, siis mul on juba aasta peale 65 eurot. Et täna ma sõidan diiselautoga, minu jaoks on pagitäis kütust, millega ma sõidan. Minul on 100 amprit liitumine ja võrgutasud on 2/3 arvest. Jah, et see võrgutasu tuleb... Elektrit on 70 euro eest, aga arve 180. Jah, et see tähelepanek loomulikult, et kui me neid tänaseid ja eilseid ja meil iga päev siin uudised, kõik asju meil muutuvad juba kiirelt, siis see väga suur oht ongi see, et isegi kui see kilovati hind võib tunduda nagu odav justkui, aga me maksame seda edastustasu, et see võib minna veel väga kalliks elektriautoga sõitmine, kusjuures siis ju, ma olen ju sõltuvuses sellest, et mis ma siis teen. Väikene näide siis nende laadimistega, et ma siin ei uduta, et see 3 päeva on reaalne laadimine, siis see ongi niimoodi, et kui sa 8 amprise laadiga laed, siis see on 45 tundi. Need andmed on võetud autotootja ametlikult kodulehelt, õigemini kasutusjuhendist, sest mina olen ka see naisterahvas, kes alati loeb kõik kasutusjuhendid läbi, mehed seda tihtilugu ei tee ja nad ei tea ka paljusid asju, mis seal on. Et see võtab aega ja kodus meil ikkagi sellisel juhul peaks olema see 11 kilovatine laadija, sest kuna me ei tohi ka tegelikult kogu aeg käia tanklates, see on kasutusjuhendis kirjas. Tootja ei soovita käia kogu aeg, et ma ostan ka auto, okei, mul on tankla võib-olla seal kilomeeter eemal, et ma lähen ja laen seal, see ei ole soovitatud, sellepärast et see autol on peal ju aku, mis see lõhub akut, teil auto kestab sellisel juhul nagu vähem, et nii lihtne see ongi. Jälle, need on tankla hinnad, et kui te lähete seal, enda praegu tanklas, kui sa lähed laadima, siis hetkel juba ma vaatasin, et suhta kipub sinna 50 sendi
poole kisub see laadimine. Kui teil seal ruumi on, kui seal keegi ees ei lae, siis selle aja te peate ka arvestama. Tanklas ikkagi keskmiselt niisugune laadimine on pool tundi. Et kui te praegu käite diiselt tankimas, siis see on 3 minutit kogu protseduur, et tanklas ikkagi selle kiire laadijaga on niisugune pool tundi, et peate sisustama oma aega seal tanklas. Siis ma leidsin kasutusjuhendist sellise lause, et ärge kasutage sõidu ajal tarbetuid elektrilisi komponente. Kui teil on kindla peale kuskile kohale jõuda, siis see vähendab teie akus voolu. Ja siis otse loomulikult hästi pisikeses kirjas on siis see kõige olulisem jutt, et ikkagi teie see sõidu ulatus sõltub ilmast, tee konarlikkusest, mitu inimest teil autos on, mida te seal kuulate või teete, et kui ma loen nagu ametlikust kasutusjuhendist sellist lauset nagu et teie sõiduulatus võib märgatavalt väheneda ja siis on, et laadimiskiirus võib olla tunduvalt väiksem kui laadimisaja maksimaalne laadimiskiirus, siis mul tekitab küsimust, et mis mõõtühikud on märgatavalt ja tunduvalt, et kas ma siis tundub nagu ma jõuan õhtuks koju või ma siis ei jõua, et mul ei olegi seda tegelikult sõidu alguses võimalik välja rehkendada, kas ma siis jõuan kohale või ei jõua, no mis siis saab, vahepeal hakkab äkki pihma sadama või tuleb lumelörts, et siis mul see kõik see asi nagu väheneb. Ja siis on nüüd see maailma esimene hübriidauto oli juba rohkem kui 100 tagasi, seda esitleti siis maailmanäitusel Pariisis 1900. Selle leiutamise protsessis oli siis Ferdinand Porsche, kes oli too aeg siis 27-aastane, tuldi juba selle mõttega välja, aga 2 aastat hiljem siis ilmub Euroopa ajalehes selline arvustus, et miks on vaja muuta bensiinimootori poolt toodetud mehaaniline energia algul dünamos elektrienergiaks ja siis jälle elektrimootorist tagasi mehaaniliseks energiaks. Et see küsimus oli juba 100 tagasi, kui see jõuülekande kasutegur võib siis vaevalt olla üle 50%. Et sellised küsimused olid tookord, on meil ka täna, ja täna on siis see Amazoni auto näide, et kaubik, et kui selle laadimiseks kasutatakse 350 kilovatist generaatorit, mis kasutab 45 liitrit kütust tunnis, siis auto laadimiseks kulub 3 tundi, et sõita 300 kilomeetrit, mis omakorda siis tähendab seda, et selle kaubiku siis 100 kilomeetri läbimiseks on vaja 45 liitrit kütust. Et loomulikult seal laadimisjaamas on, et ikka seal on elekter ka, mis tuleb sealt kaablitega voolust, aga küsimus ongi selles, et kui meil on vaja päriselt hakata autodega nagu ajaliselt sõitma, mul on vaja kaup ära viia, siis sellest voolust hakkab väheks jääma. Et on ka nemad leidnud lahendused, siis me tõstame sinna parkimisplatsi kõrvale veel diiselgeneraatorid. Ja üks hea näide on, et vaadake pärast kodus ise, üks tore selline klipp on tehtud aasta tagasi, see on 22. märts 24, ma vaatan kuupäeva Jupiterist leiate, on ringvaate siis ajakirjanikud Karits, Hermaküla ja Mutika hakkasid siis sõitma Tallinnast Tartusse. Laadisid autod ära, 100% olid laetud autod, siis neil olid erineva hinnaklassi, erineva tootja sellised uued elektriautod, et Mutika Tartusse sihtpunkti ei jõudnud. Kristel Karits, kes naisterahvas, lõpuks, kui ta õhtul kell 8 Tallinnast tagasi jõudis, oli nii tige, et ta ei tahtnud nagu sõna elektriauto kuulda, ma mõistan teda. Ja siis Hermaküla, kellel oli too, et kõige vingemene elektriauto, siis tunnistas pärast, et jah, et ta ei taha seda, et kodus laadimine osutus keeruliseks, kuna loomulikult tal ei olnud kodus seda õiget laadimisvarianti.
ehk siis otsustage ise, et head sõidurõõmu teile. Aitäh!